käes on täiesti imeline päikseline kolmapäev. Täna on ühtlasi ka maailma parim päev, sellepärast et mul on juuksur, oh my god! Ma käisin juuksuris 5 kuud tagasi. Blondist hakkab vaikselt saama brünett ja ma olen seda päeva nii kaua oodanud. Ma ei suuda isegi oma elevust varjata. Kell on praegu 3:09 hommikul ja kuna Nils saab täna kodukontorit teha, siis see tähendab seda, et enne seda, kui tal tööpäev hakkab, ma võtan ühe jagapaki ja lähen jooksuga, viin selle pakiautomaati. See tähendab seda, et ma saan kohe väikse ringi tehtud hommikul, paki viidud ja siis saame juba päevaga edasi minna. Linnud lausa röögivad. Nii lahe. Ja õues on nii soe, et mul on kell 10 hommikul kampsuniga palav terrassi peal. Pluss ma käisin täna esimest korda jooksmas ilma jopeta, nii et asjad on muutumas. Suvi on ikkagi tulemas. Me kõik eksisime, suvi ikkagi tuleb. Ma olen jõudnud lõpuks hommikusöögini ja ma teen täna testi. Ma teen üliharva endale praemuna, et muna mulle nagu on siuke so-so veits, väga nagu ei ole fänn. Aga näiteks kui ma söön hommikul putru, mis peaks olema nagu see asi, mida hullult soovitatakse, et hoiab kõhu kaua täis, kiudainet, särgid, värgid. Mul läheb pudruga kõht nii kiiresti nii tühjaks, ma ei tea, võib-olla see magusa söömine hommikul nagu kuidagi ei sobi hästi. Siis väga tihti ma söön ka näiteks mingi kreeka jogurtit puuviljadega. See on nagu siuke enam-vähem, aga nagu magus. Aga ühesõnaga, täna ma teen testi. Mul on siin 2 praemuna, mul on siin umbes 100 grammi kodujuustu ja 2 soolakurki. Ja ma söön need praegu ära. Kell on 10 hommikul ja ma vaatan, mis kell mul kõht uuesti tühjaks läheb ja siis ma teen uuesti siia sisse kanda. Et ma saaksin trackida, kuidas see praemuna toimib kõhu täis hoidmisel. See visuaalselt tundub küll nagu mingi perfektne suve hommikusöök, aga mul on muna ja kanaga mõlemaga see, et kui ma neid söön ja see mingi pool jõuad ära süüa, siis see nagu hakkab maitsema liiga nagu muna või hakkab maitsema liiga nagu kana. Ma ei tea, kas te saate aru, mis ma mõtlen. Aga midagi nendega nagu on. Siin hommikuse teema jätkuks siis täna on see õnnispäev tõepoolest, kus ma lähen kõigepealt võtan pikendused välja ajutiselt ja siis lähen oma kleeri juurde piikäplisse, kes värvib selle brüneti uuesti blondiks ja ma ei jõua lihtsalt ära oodata. Ja peale seda, kuna ma olen juba linnas 1 kord kvartalis, siis täpselt täna õhtuks ma sain ühe ürituse kutsega. Nii et ma mõtlesin, et äkki ma jõuan siis sealt ka läbi käia veel peale juuksurit, siis saame kõik koos sinna ka minna. Aga sellest kõigest juba hiljem. Praegu sööme hommikusööki ja toimetame emmaga siin õues. Vaatame, kas lähme jalutama või mis me plaanime, sest et Nils on toas koosolekutel ja ei taha teda seal üldse segada. Living life. Ma siin ikka võitlen oma selle uue statiiviga. Üritan aru saada, kuidas ta püsti püsiks. Aga nüüd on meil aeg jõudnud juba nii kaugel, et kell saab kohe 2. Tähendab seda, et ma pean 20 mintse pärast kodust ära minema. Ja ma just vaatan siin Liis Paalitsa vlogi ja toidu update on see, et me jõudsime siin vahepeal mitu tundi jalutada emmaga, käisin mänguväljakul, siis ma jõin ühe suure kohvi ja nüüd alles, kui kell saab siis 2, ma tunnen, et võiks süüa. Aga mul ei ole kõht nagu veel mingi super-tuper tühi, aga samas kuna ma lähen juuksurisse, kus mul läheb kokku 2 juuksuri peale mingi 5 tundi ja ma tavaliselt tellin sinna endale süüa, siis mõtlesin, ma võiks kodus mingi eine ikkagi ära teha, sest et ma tegin süüa. Ma olen nagu basic toitude kuninganna lihtsalt. Ja see on vist kõik, kes elavad kodu väikeste lastega. Ehk siis meil on täna makaronid, kanahaklihaga haklihakaste ja peedisalat. Nii hea. Nii et järelduseks saab öelda, et see muna ja kodujuust hommikul
väga täita. Võib-olla see oli ka sellepärast lihtsalt, et ma siblisin ringi igal pool ja mul ei jõudnud seda nälga tekkida. Kindlasti, kui ma oleks kodus chillin temmaga, oleks see palju kiiremini tulnud. Ma olen oma meigi valmis saanud. Kuna ma pean ikkagi õhtul veel sinna üritusele ka minema, siis ma natuke tegin meiki ka. Juukseid ei saa nüüd õnneks teha, ei pea aega raiskama selle peale. Aga mul on üks väga keeruline ülesanne. Meil nüüd 20 minuti sisse vaja mahutada enne, kui ma kodust ära lähen. See üritus, kus ma õhtul lähen, see on siis Taglase iluüritus ja seal on väga huvitav riietuskood siis, millega see on Mediterranean chic. Mul ei ole absoluutselt aimu, mida see tähendab. Pinterest oli sama segaduses, nii et mina, kes ma alati kannan ainult musta, kuskil väljas käies, olen nüüd päris suure väljakutse ees. Et ma söön ruttu selle kausitäie ära ja siis hakkame vaatama, mida ometi Mediterranean chic'i me võiksime selga panna. Nii, mul oli nüüd nagu selline mõte, et on kaamerat täitsa allapoole panema. Selline valge midiseelik, siis selline sinine pruus, hõbedase tehted nagu alati. Ma mõtlen, et see oleks nagu Mediterranean, kas ma peaksin võtma oma selle rannakoti või ikkagi oma tavalise koti. Jalanõudega on nüüd küll see jama lugu, et mul kahjuks ainult sambad pakkuda siia outfiti juurde. Midagi šikimat mul ei ole, kui ma just kontasisi ei taha panna. Mida ma kindlasti teha ei taha, küll aga saame oma jalad oluliselt säravamaks teha. See Juuvi säraõli lihtsalt nagu parim asi suvisel ajal. Me oleme tomaatiga jõudnud siis Taglase iluõhtule von Stackelbergi hotelli ja ma sain oma ilusa uue soenguga valmis, nii et tunnen juba palju parem. Aga kuna nendele üritustele üksi minnes on alati nagu süke natukene, et apiks ma tean kedagi, kes seal kõik on, siis tulge muga kaasa ja vaatame, mis meil Taglase iluüritusel toimub. Influencers in the wild. Maria, Marile. Kelly. Hea Kelly. Tere hommikust! Käes on neljapäev. Fansitamine on läbi saanud ja tagasi igapäevaelu rutiinidesse. Ehk siis kell on praegu 10 hommikul, me lähme emaga kohe toidupoodi. Täna ei olnud näiteks üldse selline hommik, et oleks seal käinud jooksmas või jalutamas või ma ei tea, süke kuidagi tuline ja süke jahe ja ei olnud nagu see vibe, aga nii, et alustame lihtsalt päeva toidupoes. Ja peale seda lähme ilmselt mänguväljakule. Sõidame lihtsalt autoga mänguväljakule, sest et praegu mõned tunnikesed on meil siin aega surnuks vaja lüüa. Kuni me hakkame vennaga trenni minema. Nii et süke täiesti casual on see päeva esimene pool. Meie tänase päeva suurim meelelahutus on see, et tulime uuele mänguväljakule. See on nüüd meie uus ting, et me käime nagu uusi mänguväljakuid läbi kogu aeg. Aga sellest eilsest üritusest veel nii palju, et nende PR-ürituste puhul üks ägedamaid asju on see, et sa kohtud oma töökaaslastega põhimõtteliselt, ehk siis teiste sisuloojatega ja alati on nii tore nendega jutustada ja muljetada. Sest näeme ikka suht harva, et ma ise kahjuks
tänasel päeval nagu üldse väga ei saa enam kuskil osaleda, nii et alati on tore põgusalt kolleegidega kohtuda ja te ei kujuta ette ka, mis helde goodiepäeg seal teile kaasa anti. Me veebruaris tegime siin Lottaga koos ka tagalasega ühe projekti ja tutvusime siis lähemalt nende pakutava valikuga ja seal on tõesti nagu meeletult palju brände müügis, nii et pärast hakkame koos seda goodiepäegi revideerima ja ma olen üsna veendunud, et siin vlogis saab aset leidma ka üks giveaway. Ometi see, et ma üldse saan nendel üritustel käia ja neid goodiepäege vastu võtta ja koju viia on ju seetõttu, et ma teen sisu ja teie vaatate seda. Nii et ma arvan, üks giveaway on igati paslik. Me oleme nüüd kodus tagasi ja aega on välja mõelda, mis me lõunaks süüa teeme, enne kui ema magama läheb. Mul on siin üks pakk paneeritud kana. Lihtsalt kanafilee tükid ja see on ülihea, ma olen seda varem ostnud, siit meie külapoest saab seda osta. Ja kui ma mõtlen, et meil on siin igasugust mingit salatilist, mis tuleks ära kasutada, siis teeks üks mingi kausi ja ma tegin blenderis praegu ühte imemaitsvat kastet. Ma panin siia sisse Kreeka jogurtit, umbes 200 grammi, peotäie tilli, küüslauku, hästi natuke vett, soolapipart, natuke sidrunimahla. Kui rööprähklemine see päeva teine pool on praegu olnud, mingi jõhker edasi-tagasi sõitmine, et jõuaks kõik trennid ja koju ja siis linna teise otsa oma protseduurile. Ja ma niigi käin nagu nii vähestes kohtades nii harva, et on siuke tunne, et on nagu, et ma käin liiga palju. Aga 2 korda aastas on siis tõesti see olukord, kus ma käin 2 päeva järjest juuksuris. Võtsin oma patsi kaasa, mis mul välja on kukkunud vahepeal. Unustasin need eile võtta, siis kui me eemaldama hakkasime. Mul siin ikka oma jagu neid tuli välja selle pika peas olemise aja jooksul, nii et ma nüüd viin selle Kristiinale ja loodan, et ta mu eilsete juustega on ka mingit imet teinud. Saime juuksed pähe, mis mul veel alles olid. Praegu see hooldus sellele väiksele juuksekogusele, mis mul siin on niimoodi siin tukas ja siin külje peal, oli süke umbes 75 eurot. Et ma arvan, et sükse 4-5 kuu peale jaotada see summa on täiesti okei. Aga me just vaatasime, et me peame järgmine kord tellima kindlasti uusi juukseid, sest et need on siin mu need enda juuksed on ju. Ja need on siis need kõige pikemad lisajuuksed, mis mul siin on. Ehk siis need ei ole enam enda tagumiste juuste pikkuses. Sest et kuna me kasutasime kõiki neid juuksed, mis mul enne ka peas olid, siis nendega juhtub alati see, et nad ikkagi otstest hakkavad täpselt samamoodi murduma nagu su enda juuksed ja nad jäävad lühemaks, kui sa need palju töötled. Ja ma ikka ülipalju tegin nendega seda, et ma sirgendajaga koolutasin nagu alt, niimoodi nagu sissepoole. Ehk siis ilmselt ma suutsin sirgendajaga nad suhteliselt ära lõhkuda sealt alt otsast ja nad jäid oluliselt lühemaks. Aga sellest pole hullu midagi. Täide on ikkagi taas peas. Ja nüüd on mul vaja jälle pool Harjumaad läbi sõita, et koju tagasi jõuda. Ja siis ma lubasin lastega minna veel täna uuesti mänguväljakule. Nii et võtame selle sõidu ette siis. Töö ikkagi, ma arvan, töö, et eks me oleme kõik... Nagu üleüldse, kui sa olid nüüd selle Superstaari võitnud, selle Eesti Laulu Eurovisioonil ära käinud. Aitäh selle liivakogi eest. Tere hommikust! Ma tunnen, et mida päev edasi, seda laisemaks ma lähen vlogi alustamisega, sest tegelikult üldse mitte pole hommikul on 12:30 juba. Ja
oleme siin juba väga palju asju ära teinud tegelikult täna. Ja mul tuli meelde, et ma kogu aeg mõtlen, et ma tahaks oma guashaatamisega uuesti alustada. Nii et siin ma nüüd olen oma lümfe lahti masseerimas. Ja kui te arvate, et ma mäletan, kuidas seda õigesti teha, siis I sure do not. Aga seekord ma olen igatahes palju rohkem juba ette valmistunud, sellepärast et mul on nüüd päriselt olemas selle jaoks õli, millega mõnusalt guashaatada. Ja ma olen õlitoodetega muidu hästi võõras, sellepärast et ma muidu õlitooteid enda nagu niisama just for fun ei kasuta. Mulle rohkem meeldivad sellised kreembaasil tooted, aga guashaatamise jaoks õli tundub muidugi ainuõige. Hakkame nüüd proovima 100% makadaamiaõli, mille saatis mulle Northern Beauty just selle jaoks, et ma saaksin guashaatamiseks seda kasutada. Et ma massaaži jaoks võtsin natukene õli, ma võtan praegu natukene käe peale veel. Ja teen selle guashaaga kokku, see on siuke metallist ja päris karm muidu. Mul on siis selline Douglase metallist guashaa. Ja süsteem oli siis see, et kõik need alad, mida sa teed, 10 korda teha nii lümfide lahti masseerimisel kui ka guashaa kasutamisel. Saan arvan, et tark oleks olnud seda teha muidugi enne duši alla minekut. Sest et õli on ikkagi üsna õline. Mõnusalt siuke soe on see. Selle õliga ta tõesti libiseb väga palju paremini. Ilmselt see õli ja kreemide ja seerumite vahe guashaatamisel ongi see, et kreem imendub hästi kiiresti naha sisse, aga no minul õlid ei imendu mitte kunagi mitte kuskile. Nii et hästi mõnusalt praegu saab ära teha selle ühe törtsuga selle kõik. Igatahes ma panen selle kombo nüüd endale siia enda asjade juurde kappi ära, et iga kord, kui ma seda näen, siis mul vähemalt tuleb meelde, et ma võiksin seda teha. Kuna kell on juba tõesti tegelikult nii palju, et ammu on lõunasöögi aeg, siis ma vaatasin, mis meil seal külmkapis veel järgi on siin reedeks. Ja meil oli üleeilsest alles põhimõtteliselt terve pakk peeti, kui ma endukana tegin peedisalatit hakli ja kastme kõrvale. Ja see tähendas seda, et selle peediga tuli midagi ette võtta, mis tähendas omakorda seda, et ma tükeldasin kapsast, kartulit ja riivisin porgandit ja me teeme ühe sükse nagu laisamehe borshisuppi. Ehk siis need kõik keevad ära, siis meil läheb peet ja siis meil lähevad vinkud. Peet on praegu siis äädikaga natukene seisab siin. Lusikatäis äädikat ma tavaliselt panen sinna peedi sisse. Et selleks ajaks, kui ma ta siis siia suppi teiste asjade juurde panen, siis ta ilusti hoiab oma punast värvi ja ta on nagu natuke süksem maitseküllasem ka. Nii, et kõigepealt ma keedan ära siis kapsa ja kartuli. See on puljongi vees. Siis viskan need riivitud porksid ja siis juba viimasena lähebki peet ja vinkud ja ongi lõunasöök valmis. Kõik rahulikud ja keegi ei karju üksteise peale enam. Kuulake korraks. On ju, te ei kuula midagi. See tähendab ainult üht. Ema on läinud magama ja Nikolas läks ka kodust ära. Ta läks nädalavahetuseks vanavanemate juurde, et ma ei teagi nüüd, mis ma oma eluga peale hakkan. Aga seni, kuni ema veel magab, siis võtame teiega koos ette selle ebareaalse PR-koti. Ma ei tea isegi, kas me jõuame selle läbi vaadata. See on mingi 2-3 kilo kindlasti raske ja siit ma panen kokku, ma arvan, ühe väga korraliku kingitusega teie jaoks, nii et üritame ruttu siit midagi läbi sorteerida. Douglase suvisel üritusel siis olid väljas paljud nende brändid, mida nad müüvad, eks ole. Ja üheks neist ka Clinique. Ma vestlesin seal nende esindajaga. Ta ütles, et seal tuli, et neil on välja tulnud uus suvine juvestuskreem. Sellel on sees ka SPF 50, ma kohe näen. Tundub super luksuslik, aga see on hästi hele toon ja see toon
mulle tundub, et ta on ka sellise natuke roosaka alatooniga. Minu enda jumestustooted tavaliselt on sellise oranžikama alatooniga rohkem. Järgmiseks on meil siin Kiehl's. Ja Kiehl'si tooted ma tavaliselt olen vaadanud Tallinki laeva peal ainult, sest seal on neil alati hästi põnevad väljapanekud. Ma arvan, selle Kiehl'si koti me võiksimegi võtta esiteks selleks kotiks, kuhu sisse me mahutame kõik kingitused, mis ühele teist siis siit tulevad. Ja neil on hästi legendaarne see näokreem Ultra Facial Cream lihtsalt, mis on SPF 30-ga ja ma tean, et seda väga-väga kiidetakse. Ja põhiasi, mida nad seal reklaamisid, oli see, et sellele tootele on tulnud täitepakendid ehk siis sellised pehmest materjalist täitepakendid suured, mida saad osta, et täita ära oma juba olemasolevad potsikud, nii et vägagi sustainable lähenemine. Nii, ja nüüd taglase enda koti juurde. Sol de Janeiro body lotion. Ma ei ole kunagi ise omanud ühtegi Sol de Janeiro toodet, aga ma arvan, neid kehamiste me teame kõik. Ja ma tavaliselt laeva peal spreitan endale neid peal. Vau! Vaadake, kui lahe pakend. Nagu nii suvine. Meenutab mulle neid Escada lõhnasid, mis kunagi olid, kui me nooremad olime. See lõhnab täpselt nagu üks suvine kreem. Siin on ka SPF 50 siis sees. Nii et kohe näha, et oli suveüritus, et kõik tooted on SPF 50-ga. Siis on meil siin Ritualsi kehakreem, mis on vahu kujul. Ma ei ole ealeski sellist toodet varem näinud. Nii, paneme ta siia kehakreemide juurde. Siis on meil siin selline kinkepakend Shiseidolt. Oh my god. Kotike on ju. Üleöö kortsukreem. Tundub selline silmaümbruskreem, süke väike. Siis on siin päevakreem. Wow, appi kui nunnuka see on. Selline seerumikega. See kott on ka väga-väga ilus. Väga lahe kinkekomplekt. Siis meil tundub olevat siin kätepesuseep taglase enda brändilt. Oh my god. Siis on meil siin Kylie Jenneri uus lõhn. Hello, mida? Ma lihtsalt pean seda proovima. Ma ei suuda, ma pean seda proovima. Ma olen lõhnade osas muidu selline väga valiv. Ma kasutan juba põhimõtteliselt viimased 20 aastat sama lõhna. Mulle meeldib, kui lõhn on värske ja magus. Ikkagi lahe. Kas te teate muide, mis on selle pudeli taustalugu, et kui tal tuli välja esimene lõhn selle läbipaiste pudeliga, siis hästi palju oli nurinat, et see on mingi süge ebapraktilise kujuga ja ei ole kuidagi käepärane. Ja siis mina nägin videot, et seda pudelit tehti niimoodi, et siis Kylie ja Kendall läksid koos stuudiosse ja seisid vastapisi ja nende vahele pandi siis selline suur plokk savi ja nad kallistasid hästi kõvasti ja siis see kuju, mis jäi nende kallistamisest, sellest siis tehti see pudel. Nii et minu meelest väga lahe lugu. Oh, wow. Oh my god, see on nii hea. See on hästi-hästi magus. Ühesõnaga, siin sees on siis tunda pirninoote, roosat, pipart, vaniljeorhideed, lavendrit, amber ja sandalwood. Ma ei suuda praegu eesti keelde nii palju asju järjest tõlkida. Magusa lõhna armastajatele kindlasti see võiks meeldida. Clinique'i seerum, MAC-i huulepliiats, tundub täpselt selline toon, mis sobib ühe korraliku nude huule jaoks. Siis on siin MAC-i vedel blush. Need peavad küll mingid uued tooted olema, sest et sellist disaini ma ei ole küll MAC-il mitte kunagi varem näinud. Okei. Wow. Siin on MAC-i huulepulk. Bobbi Browni huulepulk toonis Nude Rose. Nii ilus pakend. Appi. Wow. Siis siin on Bobbi Browni poolt Velvet Matte for Lips and Cheeks. Pot Rouge ehk siis põsepuna. Okei, siis legendaarne Benefiti Benetint, mis on siis huule ja põse tint, ehk siis annab sükest roosakat värvi neile, on ju. Siis siin on taglase enda brändi läbipaistev puuder ja meigiasjadest viimane Benefiti legendaarne huula bronzer. Ja last but not least definitely on meil siin Magrada Rabarberi juuksemask, millest ma olen väga-väga palju head kuulnud. Ma olen šokis lihtsalt. See oli mingi 10-minutiline unboxing praegu.
ma loodan, et ei jaksa siis selle ära vaadata. Aga kuna päris palju tooteid olid siin korduvad, siin oli mitu seerumit, mitu kehatoodet, mitu blushi, huuletooteid mitmeid, siis ma panen siit kokku ühe väga korraliku kombo, mis lendab siia Kiilsi kotti, kindlasti koos mõne Kiilsi tootega ka. Nii et kui sa tunned, et sa tahaksid ka sükest suvealguse ägedat pakikest saada, siis jäta siia video alla lihtsalt kommentaar, et sa soovid loosis osaleda või sa võid siia kommenteerida ükskõik mida muud sa tahad, et mul ei ole siin mingit muud kriteeriumit teile anda, kui lihtsalt tänu, et te vaatate ja annate mulle kommentaarides märku, et te olete seda näinud ja soovite endale ühte suvepakikest võita. Ja kui sul on Instagram, siis paneme Instagrami nimi ka juurde, et mul on sind siis lihtsam pärast üles leida. Nii et ma võtan nüüd sükse väikse rahuhetke endale siin vaikuses ja ma lähen lihtsalt laman. Vaata mu mütsi. Täiesti läbimärg. Jesus. See on ka mu jooksumüts Türgi turult, nii et it's fine. Ma pean ütlema, et isegi mu nende täitsa vigaste jalgadega. Ma olen ka üsna uhke selle üle, et võhm ikkagi vaikselt taastub. Aga see on nii kuradima raske. Nii kuradima raske. Eriti reede õhtul. Kui tegelikult mu õhtuplaan oli supp ja šampanja, aga nüüd oli nüüdseks on mu õhtuplaan siis jooks, supp ja šampanja. Nii et hoiame asju ikkagi balansis. Juhan alati nii koos peale jooksmist. See on nagu hapnik saab ajust nii otsa lihtsalt, et näiteks kui sa oled jooksurindi peal, näiteks jõusaalis. Mul endal on seda hästi palju olnud, et ma hakkan haigutama seal täiega. Ja see on see, et seal sa nagu hingeldad ja võib-olla hinged veits valesti. Ajus hakkab siis nagu hapnik niimoodi natuke mängima, et sul tekib nagu uni sellega peale. Ja praegu ka isegi, kui ma sest räägin, siis tuleb haigutus peale. Aga vähemalt on see jooks tehtud ja saab asuda nädalavahetust nautima. Aga mul ongi nüüd siuke tunne, et olen pessu ja rohkem ei plaani mitte midagi. Nii et tõmbame selle vlogi otsad kokku. Näete, mul on juba teine vlog järjest. Peaaegu iga nädalaselt olen suutnud vlogida 2 nädalat. Ja ma juba tean, et ma vlogin läbi nädal ka. Sest et toredaid asju on tulemas. Ja see kohe motiveerib kaamerat haarama, et ma tunnengi, kui mul on kodused päevad, siis mul ongi see, ma olen lihtsalt lastega kodus, ma teen kogu aeg süüa ja ma käin nendega jalutamas, et ma ei tee mitte midagi muud. Et see eelmine vlog, mis ma siin tegin, siis oli küll see, et mega hektiline oli, sest mul oli täiega neid tööasju vaja kõik ära teha. Ja siis ma lihtsalt tõmblesin, aga see nädal on olnud nagu täiesti selliste asjade vaba, ehk siis ma olen lihtsalt kulgenud ja teinud mingid täiesti basic asju ja siis ma mõtlengi, et mida ma vlogin. Aga järgmine nädal on jälle selline 50-50, on mõlemat, on nii üritusi, teised tegemisi kui niisama kulgemist, nii et proovime ikka jälle kaamera kätte võtta ja midagi toredat siin purki saada. Teile ma ütlen taaskord aitäh, et vaatasite, ärge siis unustage siia alla kommentaari jätta, kui tahate loosis osaleda. Loosipakki jõudsid siis praegu sellised asjad. Kui sa tunned, et siuke kingitus võiks sind rõõmustada, siis jäta siia alla kommentaar ja egas muud midagi, kui näeme varsti jälle järgmises videos. Tšau!